Ootasime ühte toredat päeva, mil saaks hakata seda Mersut siis vaikselt kõige muu kõrvalt tegema, eks? Jah, ja vahepeal jõudis midagi juhtuda ka, et Mersu müüdi tegelikult maha juba. Aga lühidalt siis Mersu on vahepeal saanud alla talverehvid, on saanud Eesti registrisse, on saanud ilusasti ära hooldatud, et ei olnud ikkagi selgus, et ei ole hooldusvaba auto. Tegelikult tagaluuk on meil kerge probleem. Tellisime ühe spetsialisti kaudu endale uued jupid. Lähipäevil saame ära vahetada ja siis on auto tehniline seis täpselt selline, nagu me tahtsime. Nüüd hakkame siis iluprotseduuridega pihta, et uus omanik saaks endale valmis auto sellise, nagu ise tahaks sõita. Mis me täna ära teeme? Täna tuleb kerge sisepesu, vaatame Gerheriga, kas me saame sellest juhi istme plekist lahti, siis kergelt käime teised pinnad üle ja loodame, et saame proovida uut poleerimispastat ja patte. Põhimõtteliselt käime kogu auto ühe päeva võimalustega üle. Auto saab ka siis keraamika, mis me paneme Pure'i vist. Paneme Pure'i ja see kestab nii kaua kuidagi. Ja Pure'i läige on ka ikka suurepärane. Uuel aastal ju uued keraamikad ka tulemas, et peame enda jäägid ära kasutama. Ei saa kohe minna uue seeria peale. Me nagu väga loodame, et me veits juhendame ja samas nagu innustame teid, et te teeksite enda autodega täpselt samu asju, eks? Ja, et tegelikult see on kättevõtmise asi ja kui on head vahendid, siis töö lendab. Salongipuhastust alustame siis kerge tolmuka tiiruga ja siis liigume edasi nagu samm-sammult järgmiste aineteni. Mis me siis tehtud saime? Kerge tolm sai võetud siit ja nüüd teeme selle salongi veits puhtamaks. Väga hullus seisus ei ole. Interior detaileriga oleks väga hea üle tõmmata. Sobib kõigile pindadele. Lapi mõneks. Ja mulle meeldib, et interior detailer ei jäta ühtegi ranti nagu. See ekraan on juba puhas, veatu nagu. Oi, seal dashboardis on ka mingid meeletud. Keegi on siin näpuga jälge ajanud, et mis kiirus parasjaga on. Seda kellablokki siis õrnalt, et see plastik muidu kulub ja kriimud sisse. Igal lapil on oma eesmärk, et kui ta on ikka nagu sisepuhastuse lapp, siis olgu ta edaspidi ka sisepuhastuslapp, mitte mingiks tugevaks mustuseks, et seal on vahet sees. Korraks välja vahet läbi, jah? Vaatame korraks valgustiga ka. Nii, jah. Kellablokid said puhtaks. Selle ka samamoodi vist interior detailer, eks? Sama teema, jah. Et seda võib kõigi pindade peal kasutada. Ja ta desinfitseerib igas bakterid, asjad. Kõik on nagu, mis tänapäeval ka teema on väga, et... Täpselt COVID ajal loodud toode, Geoni tooteseeriast üks uusimaid, et eks ta eesmärk ole, et tunda on sellist alkoholist lõhna ja ta nagu tõesti teeb oma tööd väga hästi. USAs paar kuulsat sellised nii-öelda detailinguga tegelevat ettevõtet, näiteks Esoteric, on sellele interior detailerile just andnud nagu meeletu skoori, et sisuliselt lemmiktoode nagu nende jaoks samuti. Kuidas on, Rasmus, kus maal oled? Poole peal, et juhi pool on tehtud siin. Kõik näeb palju parem välja küll, jah, ja siis see interior detaileri nagu pahanduse peale, kui sa nahale sellega lähed ka. Kui nagu filosofeerida, siis see on tõenäoliselt auto kõige rohkem näpitud koht ka. Nagu näha, et selle protsessi käigus, kui see matiks jääb, see on nagu satisfying. Fabric cleanerit paneme siia istme peale, paneme hulgi. Seda tegelikult võiks niimoodi ka täitsa, et nagu valesse kohta ei läheks. Selle harjaga üritame selle mustuse siit nagu lahti saada ja pärast siis märkpesu Gerheriga tõmbame selle kõik välja, mis siin nii-öelda peale tekib. Siin näen siis ühte. Siuke tõesti ei ole mingi meeletu. Nüüd sellise plekiga ma tegelengi konkreetselt eraldi seisvalt, et ma ei hakka nagu kogu seda pinda siin sisse määrima selle tootega. Talvel on see kuivamine ka siuke pikem veits. Jah, täpselt, et pigem tegelen selle plekiga siin ja siis nüüd lihtsalt nühid ära. Meie siis nüüd tegime selle fabric cleaneri osa ära ja nüüd tõmbame Gerheri korraks välja. Tuleb hästi. Ütleme nii, et on valet värvi, et jube must on. Pruuni vett küll. Oleks võinud võib-olla teistpidi alustada ja siis teistpidi tõmmata, aga see nagu
efekt on tegelikult sama lõpuks. Ja pärast kärherit. Et kärher on üle käinud. Plekki enam ei olegi näha, aga vaatame peale kuivamist ka üle veel. Jah, ootame kuivamisega ära, aga üldiselt selline ta jääb, et asi toimib. Üks iste siis suutis toota sellise hunniku mustust. Põhi on valget värvi tegelikult muidu, et valget ei ole näha. Okei, olemas. Siin on kellegi jalad siis istme vastas ära käinud. Lapseomanikud ilmselt tunnevad ennast nagu samas paadis. Peaks nagu uus olema. Täitsa kena. Nii, sisu hakkab looma vaikselt. Nüüd tegeleme klaasidega veel ja siis saame uksed kinni panna. Kasutame klaassi. Ülilihtne klaasi puhastada. Kui mina nagu muidu koduses majapidamiseski ei saa klaasi puhtaks selliselt, et need pärast mingeid asju jookseks, siis selle klaasiga suudan mina ka klaasid ära pesta. Lapi teise küljega või nii-öelda kuiva poolega. See sama asi kuivaks. Ja garanteeritult, et reaalselt ei jää neid mingid triipe, nagu, mis hakkavad häirima sõidu ajal. Klaasi peal on siuke kleepsurant, et siin on mingi päris tugeva liimiga asi olnud, tõenäoliselt mingi müügi plakat. Neid on alati hästi raske ära saada, mis klaasi peal kleepsed. Selle jaoks me kasutame tarri, et see kõlbab ka teatud teistes kohtades kasutamiseks kui välispind. Et siis ongi, et nüüd on lapi kokku sellega ja hakkan nühkima ja see tuleb päris kergesti maha, et ei pea vaeva nägema siin. Ainult selle koha, kus liim asjad on. Väga äge, ongi sisuliselt läinud. Ja, et tegelikult lihtsalt paari sekki jõudis seista siin ja juba ta sõi läbi ja nüüd maha pühkida. Võib-olla olekski tõmba üle lapiga, lasen korraks seista ja kõik tuleb ise maha. Kõik, kes kunagi neid Saksa nii-öelda kiirtee kleebiseid eemaldanud enda autolt on, siis nüüd teavad, et see trikk tegelikult toimib suurepäraselt. Sellel tootel on spetsiifiline lõhn ja seda ei ole mõtet nagu suures mahus kasutada. Ja lisaks Rasmus viskab selle lapi ära pärast nüüd. Ja siis nüüd teeme klaasiga selle klaasi lõpuni ja siis on meil see auto seest enam-vähem. Ja siin on siis näha, kui hea see salong lõpuks välja nägi. Teises videos poleerime autot ka ja vaatame, kui hull see värv on. Kui video meeldis, siis pange like ja subscribe ja näeme järgmine kord.